Tere, mina olen Rauno. Ja mina olen Kerli. Taas on eetris Tudeng TV uudised. Ja tänased teemad on: ühes Tallinna Ülikooli garderoobis võib saada meeldiva üllatuse. Mis hakkab juhtuma sel suvel Käärikul? Noored huvilised on alustamas uue saatega. Tuhanded inimesed on liitunud 100-päevase hommikujooksuga. Otsime pikimat liugu. Ja nüüd kõigest lähemalt. Mitmed Tallinna Ülikooli tudengid on pärast üleriiete garderoobist tagasisaamist enda jopede ja mantlite küljest avastanud üllatuse. Täpsemalt missuguse, seda me kohe vaatamegi. Juba mõnda aega on Tallinna Ülikooli tudengid märganud, et nende jopedele on loengute ajal lisatud aasasid. Selgus, et seda teevad igale TLÜ tudengile kalliks saanud garderoobitädid. Tudeng TV uuris asja. Sellepärast siis seisavad mantlid paremini seal pulga otsas ja ei kuku nad maha. Jah, aga siis kapuutsiga ei saa panna? Kapuutsiga, kui läheme sinna vastu, siis nad kukuvad ka maha ja mulle ei meeldi niimoodi. Garderoob on palju ilusam, kui kõik on sirgelt reas ripu. Selline isetegevus on õpilaste ootamatu reaktsiooni tekitanud. Ei ole? Ei, nad tänavad hoopis. Nad on toonud ka šokolaadi mõnikord, aga see pole üldse oluline. Aasta jooksul on Eeva täiendanud 100 üleriideid. No neid on palju tehtud. See aastagi on juba võib-olla üle 300 maa. Eeva palus ka tudengitele üleskutse edastada. Ma sooviks, et lapsed ise paneksid endale sinna need paelad, et kapuutsist ei peaks panema ja nendel, millel vabrikus ei ole pandud, sinna võib ju ise õmmelda. Kõik saab ise õmmelda. Kõik tudengid on juba suveootuses, sest siis toimuvad üliõpilaste suvemängud. Eelmisel aastal osalenud rääksid meile, miks iga tudeng peaks seal vähemalt korra elus ära käima. Kui sa arvad, et on veel vara teha plaane suveks, siis sa eksid, sest just praegu on õige aeg hakata valmistuma tudengite suvemängudeks. Millega tegu? Uurime välja. Suvemängud on tudengite suur üritus, mis toimub Käärikul alati juuni viimasel nädalavahetusel. Ja see on tegelikult Eesti kõrgkoolide vaheline sportlik mõõduvõtt, ehk siis selgitatakse välja kõige sportlikum kõrgkool Eestis. 3 päeva täis sporti, päikest, meelelahutust, uusi tutvusi, meeletuid palju häid emotsioone, nii et tegelikult üks poolkohustuslik üritus tudengitele, kus kõik võiksid ära käia oma tudengi elu jooksul. Mina läksin suvemängudele sellepärast, et mulle öeldi, et see on väga lahe üritus ja et iga tudeng peab oma ülikooli elu jooksul seal vähemalt korra ära käima. Ja kuna meil on ka hästi aktiivne kursus, siis meist 30 inimesest läks sinna umbes 20, nii et me saime väga laheda pundi kokku ja läksime suvemängudele. Ma algus isegi ei planeerinud, aga kuna hästi paljud tuttavad sõbrad läksid, siis mõtlesin, et okei, mis siin ikka, et mis mul kaotada on, et lähen vaatan ka. Põhiemotsioon ilmselt oli see parima kõhuka võistluse võit, kuhu ma kogemata sattusin ja ka kogemata ära võitsin. Et natuke oli valus algul, aga see oli ilmselt kõige kõvem emotsioon sellest laagrist. Pluss naiste mudamaadlus oli kindlasti väga kõva üritus seal. Terve 1500 inimest oli kõik seal ja vaatasid seda. Üllatasin iseennastki sellega ja oma sõpru, et sai seal erinevaid mänge mängitud, kuna eksprompt sai koha peal tiime moodustatud. Jälle kuskilt keegi midagi, kuskilt kedagi vaja kuskile minna ja siis sai vooluga kaasa mindud ja lõpus juba sai ka seda 200 meetrist seda mäkke tõusu joostud ka viimasel päeval, nii et ja üldse kahetsen väga lahali. Minu elu parimad 3 päeva. Kogu lisainfot registreerimise ja suvemängude kohta leiab lehelt www.suvemängud.ee. Kohtume suvemängudel! Entrumi programmi osana on aktiivsed noored alustamas uue telesaatega, mille nimeks on Ätteve. Selle programmi loojatest Liidia Kurus on täna meil siin stuudios. Tere, Liidia! Tere! Võib-olla meie vaatajad ei tea, mis täpsemalt on Entrum. Äkki sa lühidalt kirjeldad?
Entrum on selline programm, mis ongi just koolinoortele enda ideede elluviimiseks. Algas siis eelmise aasta oktoobris ning lõpeb märtsis. Kust see idee sündis? Täiesti erinevad inimesed tulid kokku ja mõtlesid, et meil on sarnane idee, et aga teemegi ära sellise asja, et kuna sellist otsest saadet noortele ei ole, et mis nagu räägiks noortest ja oleks noortele. Aga milliseid teemasid seal kajastatakse? Me üritame kajastada erinevaid teemasid, et kõik leiaks midagigi endale saatest. Erinevad näiteks õppevõimalused Eestis just, erinevad hobid, millega Eestis tegeleda, siis näiteks promome noori muusikuid, bände, kunstnikke, mis festivalid toimuvad Eestis või mis üritused Eestis toimuvad, et kui see aasta osa ei saanud võtta, siis järgmine aasta kindlasti näiteks. Aga kes on need inimesed, kes selle saatega tegelevad? Praegult tegelikult olemegi, et meie 5-liikmeline punt ja siis meie mentor. Aga hiljem me kavatseme kindlasti võtta veel erinevaid noori juurde, näiteks erinevad reporterid üle Eesti, kes kajastaksid oma piirkonna näiteks uudiseid, sündmuseid. Me kavatseme kaasata võimalikult palju noori. Ja kus seda kõike näha saab? Internetis muidugi. Selge. YouTube'is siis täpselt. Selge. Aitäh sulle! Ikka! Ligi 4000 inimest on liitunud Facebookis 2 koolipoisi üleskutsega käia 100 järjestikusel hommikul jooksmas. Esimene jooks toimus 26. veebruaril ja finiš saabub 5. juunil. On pühapäev hommik ja oleme jõudnud siia Sütiste metsa joostes. Minuga on Rasmus Kisel ja Tauri Tamm, kelle algatatud idee joosta 100 järjestikusel päeval hommikujooksu on saanud ülimenukaks. Algne idee oligi kutsuda inimesed üles hommikujooksu tegema, kuigi alguses ma lootsin, et saangi kuskil 20 inimest kokku ja siis motiveerivad mind ennast ka jooksma. Et see oli nagu algne põhiline, et ma ise hakkaksin just jooksma, aga hea meel, et on nii suureks läinud kindlasti, et eestlased spordivad. Hommikujooksu oma üldises kontseptsioonis on kindlasti kasulik ikkagi, aga muidugi me ei keela, et kes ei suuda hommikuti üles ärgata, pole hommikused inimesed, siis kindlasti jookske pigem õhtuti, kui tahate. Aga kuidas on lood motivatsiooniga, et vaadates siin tänast ilma, see ei teki tunnet, et miks ma lähen välja? Ma arvan, see ilus ilm siin metsal on nagu lisamotivatsiooni juurde, et enne oli siuke porine, nüüd on siuke lumine, et ma ei tea, raja ega siukse taha midagi kindlasti ei jää, et joosta on iga ilmaga mõnus. Mis tunne on pärast hommikujooksu? Kas on siis see, et ongi kogu päev hea enesetunne sees? See on nagu väga värskendne tunne, et siuke positiivne emotsioon on sees, tunned, et sa oled jälle millegi hakkama saanud. Saad oma positiivsust ka teistele levitada edasi, et on väga hea tunne, et niimoodi päeva alustada. Jah, üldiselt iga hommik on sellise kõva emotsioonipaugu ikka praegu andnud. Eriti kõva on veel siis ka, kui näed nagu kaasjooksed ja saad neile käppa visata ja on hea tunne. Kui Rasmusele Tauril oli see 5. päev, siis minul on 1. Kas just 100 päeva ära tuleb, eks me näe. Lumele ei saa see aasta eriti kindel olla, aga vastlaliugu oleks ju tore lasta. Eksperimentaaltiimil on pika liu saamiseks välja pakkuda mõned erilised ideed. Tere! Kuna vastlapäeval lund ei olnud, aga pikka liugu peab ju saama lasta, siis Tudeng TV testib erinevaid vahendeid, kuidas saada kõige pikemat liugu. Vanarahva tarkus ikka ütleb, et mida pikem liug, seda rohkem raha järgmisel aastal. Meil aga mäge ei ole, aga selle eest on meil Raido, kes meile lükkab mäest hoo sisse. Ja meie plaan on selline. Selle kollase kasti sees on meie mägi. Siit lükkame hoo sisse. Selle joone juurest hakkab meie meetrite lugemine ja vaatame, millise vahendiga me kõige rohkem raha järgmiseks aastaks endale saame.
ilma lumeta kelgutada ei saa. Järgmine nädal eksperimenti ei tule, sest mina siit enam välja ei saa. Pikad liud on tehtud ja vaatame üle, mis meie järgmise aasta rahaseis meile toob. Tooliga sai ainult 9 sammu, käruga 18 sammu ja rulaga 21 sammu. Nii et rula tõi meile kõige rohkem sisse. Aga lähme vaatame, mis sai meie kelguga, kelleks sai ainult 1 sammu. Pole lund, pole kelku vaja. Sellised uudised sel nädalal. Kohtumiseni! Kohtumiseni!